on Barbi Pilvre, esindan Fenno-Ugria asutust ja siin on kohe algamas paneel Venemaa agressioon Ukrainas ja soome-ugri rahvad Venemaal. See on valus ja tundlik teema. Miks me sellest täna räägime, selle asemel, et rääkida mingisugusest rõõmsast asjast seoses soome-ugri rahvastega, on väga raske või õieti ka oleks vale ignoreerida muutunud poliitilist konteksti, mis ümbritseb meie suhteid rahvastega, kes elavad Venemaa Föderatsioonis. Et ka Fenno-Ugrial ei ole võimalik tegelda sellise nii-öelda naiivse kultuuri suhtlusega, tuua bände, neid võõrustada ja siis tänadesse ära saata, vaid me peame esitama ka teinekord valusaid ja ebameeldivaid küsimusi, mis toimub meie soome-ugri sugulastega Venemaal ja mis võiks kõigest sellest edasi saada. Et kell on nüüd 2, läheksime asjaga kohe edasi ja meil on siin kogunenud laua ümber Tõnu Seilental, kes on Tartu Ülikooli õppejõud, oma elu pühendanud soome-ugri suhete arendamisele Venemaaga, Venemaal elavate soome-ugri kogukondadega, keeleteadlane ja ühtlasi Fenno-Ugria juhatuse liige. Siis meil on Jaak Prooses, kes on Fenno-Ugria nõunik, Fenno-Ugria taaslooja ja samuti, kelle pool elu on siis olnud pühendatud Venemaal elavate soome-ugri rahvastega suhtlemisele. Meil on Aimar Ventsel, kes on etnoloog, Tartu Ülikooli õppejõud ja samuti, kelle töö ja elu on teda viinud lugematutel kordadel väikeste rahvaste juurde, kelle hulgas on ka siis soome-ugri rahvad. Ja siis meil on siin Anna Kuznetsova, kes on Tartu Ülikooli doktorant, kes on komi rahvusest ja praegu töötab nii Tallinna Ülikoolis suve- ja talveülikooli organiseerijana kui ka Fenno-Ugrias projektijuhina. Et meil on siin juba praegu rahvusvaheline seltskond ja püüaks siis tegelikult minna sellise terava küsimusega, mille esitas Postimehest Külli Kapper, välisuudiste toimetaja, et miks soome-ugri rahvaste esindajad on asunud Putini poolele sageli. Me kuuleme uudiseid, kuidas nad ei pane kätt ette värbamisel, isegi kutsuvad üles sõdima Venemaa eest. Et miks on läinud nii, et need väikesed rahvad ei olegi protestimas Vene Föderatsiooni ja Putini režiimi vastu? Võib-olla Aimar Ventsel siis, milles asi? Tere! Mikrofon töötab, mulle loodan. Tähendab, see ei ole nagu iseenesest selline soome-ugri probleem. On olemas stereotüüp, et Venemaal mitte vene rahvad, keda on siis viimase rahvaloenduse järgi 28% elanikkonnast, et nad on kuidagi kas Kremli vastu või Vene Föderatsiooni vastu või Putini vastu. Aga minu kogemus näitab seda, et enamik neist on selles mõttes täiesti, ütleme, lojaalsed Venemaa kodanikud, sellised põhjused on Venemaa üles kasvanud. Venemaa on nende kodumaa ja teatud ilmavaade on neile siis nagu, selle ilmavaade tuleb kaasa siis põhimõtteliselt juba lasteaiast saadik, iga hiljem kool, pärast tuleb juurde meedia ja et seal ei ole nagu sellist kardinaalset vahet, et on olemas Venemaal ka mingid etnilised pinged, siuksed asjad, aga ütleme selline suur maailmavaade või selline kuidagi
et see on selline suhteliselt ühine ja see on võib-olla minu meelest nagu peamine põhjus. Ma mäletan, tähendab, on üks selline asi, et mina olen siin selles ringkonnas võib-olla see, kes on kõige vähem soome-ugrilaste kokku puutunud. Ma olen kunagi hante uurinud, siis viimasel aastal olen saameli kokku puutunud, vahepeal juba hiiridega, aga sellist klassikalist soome-ugri tähendab rahvastada ma olen vähe viimaste aastakümneid kokku puutunud. Nagu mul ütles kunagi üks jakuudi teadlane ja aktivist aastal 2014, kui Venemaal väga palju räägiti, et läänes räägitakse väga halvasti Venemaast. Ma mõtlen selle kohta seda, et on väga ebameeldiv, kui sinu kodumaast halvasti räägitakse. Tegelikult on asi nagu selles, et nende jaoks on Vene Föderatsioon on ka kodumaa. Teine asi muidugi sinna juurde, mis tuleb, on see, miks mingid ametnikud ja ka ütleme ametlike selliste soome organisatsioonide nagu Komivoiter näiteks sellised juhid toetavad siis minu meelest mobilisatsiooni, mida iganes. Nad on riigiametnikud ja see ongi nagu selline lojaalsusliin, käsuliin, et nad peavad, see ongi nende roll seda asja teha ja nad ei taha erinevatel põhjustel kaasa arvatud kartus siis nagu oma ametikohta, heaolu, perekonna heaolu ohtu seada. Tõnu tahab siin või midagi lisada? Jah, ma lisaks, töötamine mikrofoni. Ma lisaks siia juurde, Aimar väga õigesti ütles, et tegemist on soome-ugrilaste puhul sellise kaksikidentiteediga, millest meie eestlased nagu ei taha aru saada, me arvame, nad on suured Vene vastased ja nii edasi. Ei ole. Et see võib olla jah olme tasemel, niimoodi küla tasemel, eks ole, ikka nii-öelda eri rahvuste inimesed omavahel, poisid kaklevad ja nii edasi. Aga tegelikult neil on kõigil kaksikidentiteet, nad on soome-ugriline, ta on, eks ole, Mari Komi, aga samal ajal ta on venemaalane, rassiaanin. Eks ole, see on tema kodumaa, ja selle üle ta on uhke. Nii nagu me võib-olla võiks võrrelda näiteks võib-olla mingi võrokesega, eks ole. Või setoga. Kihnlased näiteks. Kihnlased ja seda, aga samas ta, eks ole, mingid spordivõistlusel elab kaasa Eestile, eks ole, ja on uhke Eesti üle. Et see on neile kõigi tüüp. Teine, mida ma tahaks korrigeerida natuke, on see, et meil ilmselt, kas on sellest, et me neid soome-ugri kaarte vaatame, kus need territooriumid on tohutu lahmakateks pandud, eks ole, mansidel seal, kelle rääkida on 1000 ainult, eks ole, aga territoorium on, ma ei tea, mitukümmend Eestimaa suurust sellel soome-ugri kaardil. Et tegelikult see läks mu Postimehe artiklist välja, toimetaja ilmselt väga õigesti võttis välja, mul oli seal üks lause veel niimoodi, et soome-ugrilased on tegelikult sääseinin Härja sarve otsas Venemaal. Selles mõttes, et soome-ugri keelte rääkijaid on ju masendavalt väheseks jäänud, eks ole, umbes 1 miljon on ju järel praegu olnud, eks Jaak ütleb täpsed numbrid. Aga Venemaa elanike arv on 146 miljonit, see on tublisti alla protsendi. Nii et see nii-öelda Venemaa keskvõimule ei ole mingi suur probleem üldse ja muret tekitavad, eks ole, moslemid ja muud, aga mitte soome-ugrilased. Soome-ugrilaste asi on tõesti nii-öelda kontrolli all, eks ole. Kuigi on mõned nii-öelda head sõbrad Moskvas, kes ütleme nii, et vihkavad soome-ugrilasi ja teevad kõik, kes on praegu nii-öelda kõrgetel positsioonidel Venemaa administratsioonis, kelle tegevus on alates igal juhul 2008. aasta Antament siiski kongressis selgelt näha, kuidas nad on tegutsenud. Aga sellest võib-olla hiljem. Et see täiendus siia Aimarile juurde. Ma annaks nüüd Annale sõna, kuna Anna on ikkagi päris väikese soome-ugri rahva esindaja ja Anna käib ka kodumaal. Räägi, mis tunded sinu ema ja sinu ema sõbrannade juures valitsevad, et keda nad usuvad, mida nad Putinist arvavad ja kui sina räägid neile elust Eestis, mis nad siis räägivad?
ma vastan sellele küsimusele, aga enne, kui ma võin natukene täiendada, ma ütlen ka seda, et kui nad soome-ugri lapsed räägivad sõjast, siis nad räägivad mitte oma rahvuse nimel, vaid nagu nad räägivad venemaalasena. Venemaalasena, et no, kui ma õpetan see soome-ugri ajalugu, ma alati ütlen oma tudengitele ka Nõukogude ajaloost Venemaal, et varem ehitati seda identiteeti, et see oli nõukogudene rahvas. Mitte komid, marid, handid ja nii edasi, aga oli üks rahvas, nõukogudene rahvas. Ja siis praegu Venemaal ehitatakse ka sama, Venemaa rahvas. Sest seal nagu teisi rahvaid, nad ei ole nii nähtavad Venemaal enam, aga no vot ja nagu venemaalased. Ja praegu ise soome-ugrilased ka segavad mõnikord venelane ja venemaalased. Siis ruski ja rossijani, need mõned soome-ugrilased ka nimetavad ennast ruski, vaid no rossijanin on õigesena venemaalane. Ja kui ma tulen tagasi su küsimusele, et ja tegelikult propaganda on väga suur Venemaal, et juurdepääsu teistesse kanalitesse ei ole palju praegu, et no noored inimesed kindlasti kasutavad VPN-i ja nii edasi, et mõni teisi kanale vaadata ja kuulata ja lugeda. Aga no vot, ja, et kui me räägime sest nagu no vanastest inimestest, et neil on raske, et neil on ainult üks propagandistlik, see Первый kanal, esimene kanal Venemaal, mis on ka föderaalne ja väga propagandistlik. Et kui ma tulen tagasi sinna Komimaale, siis küsitakse alati, kuidas sa elad seal Eestis, et me näeme, et siin eurooplased on väga kurjad, et vene keeles üldse ei saa rääkida seal, nagu kas sina ei taha tagasi Venemaale tulla, et no elada ja seal ja vaadata, kuidas see kriis laheneb edasi. Nad nimetavad seda kriisiks või see spetsiaalne operatsioon, mitte sõda. Ja siis no ma alati vastan, et ma tunnen ennast turvalisem siin Eestis kui Venemaal, et kui sa Venemaal kasutad sõna sõda, siis no midagi tuleb, mingi tulemus tuleb. Ja kui ma ütlen neile oma kogemusest, et siin Eestis on kõik korras, ma võin küll vene keeles rääkida, kui ma soovin, et nagu kõik on korras siin sellest, siis nad on väga üllatud, aga miks siis meie transleeritakse seda, et no vene keel ei tohi siin enam Euroopas ja eriti Eestis. Siis no ma arvan, et see on minu väike võit, et kui vähemalt üks inimene ütleb, et no siis Первый kanal vist vaatab, siis no on juba hea, et kui ma jagan oma kogemust seal, et ei ole nii, kui seal räägitakse tegelikult. Et nad julgevad väita, et televisioon valetab ja sina räägid tõtt. Ja, just. Ja neil on ka, seal on ka no selline kriis, et nad ei tea, kellele usuda üldse. Et nagu no, nad saavad aru, et midagi on valesti vist, et kui need meedia on suletud enam-vähem, ainult nagu see propagandistlikud, föderaalsed meediad on avatud ainult ja siis no nad saavad natukene aru, et midagi on valesti, aga on ka raske usuda seda, et no miks meie riik on nagu valeriik, nagu on ka, no see on väike kriis ka nagu, kellele üldse usuda praegu, kes valitab, kus on tõde ja nii edasi. Jaak, sina oled aastaid suhelnud Venemaal elavate soome-ugrilastega, et milles see identiteet siis nagu seisneb, et kui järsku ei olegi probleemi, võib-olla me projekteerime oma mingeid muresid liiga palju soome-ugrilastele, et olles eestlased ja nagu irdunud Nõukogude Liidust õnnelikult, et me võib-olla projekteerime oma mingeid unistusi neile. Võib-olla mingil määral teemegi seda. Et see võib olla paratamatu. Aga noh, tegelikult ma tuleks ka natukene sinna varasemasse aega tagasi, et tõesti see venemaalase identiteet, et see on üks väga huvitav nähtus. Ma ennem nagu ei saanud aru, mul on suur hobi olnud tegelikult tegeleda sotsioloogiliste uurimuste tulemuste nagu vaatlemise või jälgimisena ja ma panin nagu tähele seda juba, ütleme, paarkümmend aastat tagasi, kuidas nad esitavad küsimused, mis on tema esimene kodumaa või teine kodumaa, suur ja väike kodumaa, nagu nad armastavad rääkida. Ja kogu aeg aina suuremaks läks nende osakaal, kes pidas oma kodumaad eelkõige Venemaad.
ja et või noh, niimoodi see küsimus, eks ole, oli esitatud, mis on tegelikult Venemaa Föderatsioon. meie no, mõnes mõttes nagu ise ka aitame selle kaasa, et ajakirjanduses me räägime kogu aeg Venemaa, eks ole, aga tegelikult Venemaa Föderatsioon. Ja selle tulemuseks siis on ju see, et noh, et kui nüüd oli rahvaloendus, siis sellist rahvust nagu venemaalane pole olemas, aga juba, eks ole, 1 miljon inimest pidas ennast oma rahvust, siis ongi venemaalane. Ja seda kõike tehakse siis selle rahva konsolideerimise nimel. Nii et see töö on olnud vägagi märkimisväärne ja see ongi Venemaa rahvuspoliitika selline siis üks prioriteet. Selle niisuguse venemaalase või sellise identiteedi nüüd loomine. Ja noh, mis puudutab jah, et nüüd see soome-ugrilaste enda identiteet, noh identiteeti võib mõõta, eks ole, erinevate vahenditega, aga keelepõhine identiteet. Et noh, siis me näeme seda, et kuivõrd üks või teine rahvuskeel on emakeel ja tegelikult me näeme, et kuskil 60-50% kes ütlevad, et jah, et rahvuskeel on emakeel ja ülejäänud ütlevad, et on vene keel, mõnevõrra kõrgem on keele, kes väidavad ennast oskavat seda keelt. Aga tagasi tulles veel kord nende identiteetide ja nende vastuolude juurde, et väga oluline on ka teada seda, et ega nende soome-ugrilaste või nende rahvuslike organisatsioonide poolt pole olnud ka kunagi mingit niisugust, ütleme, keskvõimu vastalisust või. Et pigem ikka kõik need soome-ugri rahvad ikkagi jälgivad seda, et mida see keskvõim või juhtiv jõud teeb ja kõik need rahvuslikud organisatsioonid praktiliselt püüavad olla ka küllaltki meele järgi, et saada siis toetust, et jumala pärast nad ei tee midagi sellist, mis võiks Venemaale kahju teha, nii et see on nagu niimoodi hästi utreeritud niisugune seisukoht. Aga tõesti tänapäevaks on selline seis tekkinud, et need soome-ugri organisatsioonid, aga kõik ka põlisrahvaste organisatsioonid on heaks kiitnud presidendi poliitika, kes on siis Venemaa Föderatsiooni, eks nagu ülemjuhataja, ütleme kõrgem jõud siis praeguses sõjalises tegevus välja arvatud, siis noh, mõningad, kes on püüdnud vaikida, nagu ütleme Marius Šem ja või Dorjanna Snõmõsk, kaitseme iseennast, üks väga huvitav komi niisugune organisatsioon, mis on viimastel aastatel niimoodi tõhusalt ellu ärganud. Aga ülejäänud tõesti, et võib-olla see vaikimine on ehk, no ja veel on mõningaid organisatsioone, kes on vaikinud. Ma tahtsin seda öelda, et noh, kommentaariks nii Annale kui Jaagule, et kui me vaatame sellist, ütleme, mitte aktivisti või organisatsiooni tasandil, aga siis tavainimese tasandil, et kus siis tuleb, no ütleme, mis mõjutab inimese ilmavaadet, siis on üks asi, millega tuleb arvestada ja see ei ole ainult komide probleem, aga ja mitte ainult soome-ugri rahvaste probleem, vaid kõigi Venemaa Arktika rahvaste probleem, et väga suur osa nendest elab väga perifeersetes kohtades. Noh, legendaarsed neenetsid näiteks, eks ju, kellest väga suur osa elab kuskil tundras. Sinna juurde tuleb see, et sellistes perifeersetes kohtades kõik käivad koolis, aga kooliharidus on väga vilets, õpetajad osadel erialadel ei puudu ja reeglina igasugune võõrkeele oskus on sisuliselt nullilähedane sellistel inimestel. Sinna juurde tuleb see, et on väga piiratud ligipääs üldse sihukeste infovahenditele. Ehk tähendab seda, kui sa elad kuskil tundra või taiga väga otsas ja sa ei oska ühtegi muud keelt peale oma ja vene keele, siis tegelikult see infovalik, infovahendite kättesaadus on ülimalt piiratud. Ja väga tihti ongi selleks tegelikult sul riigitelevisioon ja teatud juhtudel on siis Telegrami kanalid, mida venekeelsed Telegrami kanalid ja sealt tulebki nagu selline asi, et inimene ongi sattunud sellise info välja, kus ta saab teatud maailma pildi, mis võib siis siin tekitada inimestes nagu šokki, et issand jumal, kuidas sa oled nii ajuvestud, aga me peame vaatama, ütleme seda konteksti ka. No mulle ei meeldi see termin ajuvestud ja et see, nagu Aimar õigesti ütles, et see on tõesti, et see on, võib öelda juba emapiimaga kaasa tuleb selline teistsugune maailmavaade ja siit tuleb üks probleem. See soome-ugri rahvusvaheline liikumine, kui see 90ndate
algas noh, suure entusiasmiga ja nii edasi, siis sai selgelt deklareeritud seda, et noh, et see koostöö toimub olenemata maailmavaatest, eks ole, et noh, juba siis saadi aru, et inimestel võivad olla erinevad arusaamised maailmavaatselt ja poliitiliselt ja nii edasi. Aga nüüd siis ei mõelnud keegi ja võib-olla me ka 2 aastat tagasi veel seda selgelt ei mõelnud, et millal see maailmavaade läheb üle tegudeks. Ja võt nüüd on need teod kaasas ja siin ma tahaks tõsta selle küsimuse ja kuulda teiste seisukohti, et kas soome-ugrilased, Venemaa soome-ugrilased on kaasvastutavad selle asja eest. Et mulle ei meeldi üldse see, kui räägitakse ainult, et Putin. See üks mees ei tee seal mitte midagi, eks ole. See on kogu süsteem. Nimetame seda siis Moskvaks või ükskõik milleks, aga et see on selline valitsussüsteem. Ja see tuleb alla välja kohalikule tasandile välja ülemustele, eks ole. Kõik need rahvuslikud organisatsioonid, noh, välja ütleme juba Dorjan Asnamast ja mõni teine väiksem, on ju selgelt nii-öelda kohalikule administratsioonile allutatud, eks ole. Et siin, kui loetasime üles, et kes ei ole kirjutanud seda nii-öelda kiidulaulu, eks, et toetame sõjalist erioperatsiooni, et no neil on vedanud, võib öelda, ja ilmselt kohalik ülemusel ei ole olnud käsku selle kohta, et meil on ka vaja meie piirkonnas saada veel juurde paari organisatsiooni või töökollektiivi või muu sellist toetuskirja. Et nendel ei ole veel praegu, noh, sõrmi sahtli vahele pandud niimoodi. Ja selles mõttes ma täiesti mõistan nende organisatsioonide juhte, ma tunnen neid üsna palju. Eks ole, et kui sul probleem või noh, siin on probleem, mille üle mõelda, et kui küsimus on selles, et kas mu organisatsioon saab nii-öelda mingisugust toetust. No see on umbes sama, kui ütleme Fenno-Ugria, et ütleb Kultuuriministeerium, et te peate tegema seda, eks ole, kui te ei tee, siis järgmiseks aastaks raha ei anna. Nii. See võib olla viisakamalt või ebaviisakamalt öeldud, aga noh, selliseid situatsioone tuleb igas riigis ette, eks ole, et ametnikud arvavad üht ja ma täiesti mõistan neid Venemaa organisatsioonide juhte, et kellel siis ei jää muud üle, kui üle pannakse paber ette, et vaat siia oleks vaja sinu allkirja veel, eks ole. Et no näiteks sellel Venemaa AFUN, siis Venemaa Soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni nõukogus on, eks ole, ka 3 eestlast muide. Eks ole, Krimmi vabariiki esindab eestlane. Nii Setod, eks ole, proua Majak ja Krasnojarski kraid esindab Eesti selts. Nii et nemad on ka alla kirjutanud, eks ole, toetavad Putini sõda. See on üks esimesi, kes sellise avalduse tegi. Ja nüüd on küsimus, eks ole, see on nii-öelda teojõuline organisatsioon riiklikult koordineeritud, suunatud ja ükskõik, kuidas see sõda lõpeb. Ma olen kindel, AFUN ei kao kuhugi, eks ole, võib-olla härra Tultajev millalgi vahetatakse välja, eks ole, aga ma ei näe ka põhjust, miks ta peaks välja vahetama, ta on väga võimutruu inimene. Niimoodi, et kas me sellise organisatsiooniga saame koostööd edaspidi teha või kuidas seda edasi teha, sest kui me vaatame AFUN-i kodulehekülge, nad töötavad väga normaalselt edasi, justkui midagi poleks toimunudki. Üritusi toimub üle Venemaa väga edukalt. Mäletatakse nemad ju jüripäeval 21. aastal enne Tartu kongressi teatasid, eks ole, et ei ole otstarbekas rahvusvahelisest kongressist osa võtta. Nii, no seda korrati, eks ole, nüüd Tultajev kordas sellel aastal juunikuus. Nii, aga AFUN tegutseb niimoodi, et no nüüd lähipäevil järgmine neljapäev algab Saranskis teine üle Venemaaline Soome-ugri rahvaste foorum. Ja
need teemad, mida käsitletakse, on väga head ja toredad teemad ja vajalikud ja oleks väga huvitav kuulata neid ja teada, mis nad seal välja pakuvad. See on siis ma loetlen nüüd 3 teemat ühe lausega. Mittemateriaalse kultuuri säilitamine ja arendamine, eks ole, laul, tants ja nii edasi. Väga huvitav, väga vajalik teema, eks ole. Võib-olla meilgi oleks mingit kogemust jagada. Teiseks siis IT-lahendused, tehnoloogiad, siis kultuuri ja eriti keelte õpetamisel ja edasi andmisel. Nii. Ja 3. noorte projektide toetamine. Nii et väga huvitavad teemad. No see muu soust, mis sinna juurde tuleb, see ühtsus, eks see oleks ka huvitav, et huviga ootan, mis nad seal Saranskis välja mõtlevad ja eks kodulehed loeme, nad suhteliselt põhjalikult kajastavad oma tegevust siiski tänu neile. Sa kindlasti, Tõnu, saad seda kõike näha, et üldiselt see Afun paneb need videod üles ja siis on võimalik jälgida. Aga muidugi see enesetsensuur on ka, see on üks niisugune mõiste, mida peab ka kindlasti tähele panema, kui üldse suhelda Venemaa soome-ugri rahvastega, et nad teavad väga täpselt, kus see piir läheb. Ja Venemaal on praegu ikkagi nii, et nii-öelda üks vale samm ja trahvisummad algavad 30 000-st. Nii et selline jälgimine on. Aga tõesti see kaasvastutuse küsimus on muidugi üsna oluline, ja mismoodi siis tõepoolest suhtuda, et need allkirju me näeme ja ma ikka natukene tean ka neid sisemisi niisugusi seise, et seal on olnudki tõesti, nagu ka Tõnu ütles, et sõna otseses mõttes, et kas organisatsioonil läheb halvasti või kellelgi hakkab isiklikult väga halvasti minema, kes jäävad oma töökohtadest ilma. Et nii, et siin on nagu mõlemad võimalused ja siis on tihtipeale ka seda, et on ohverdatud, et organisatsioon ei ole midagi võtnud ja ei ole alla kirjutanud, aga ohvrind on siis selle organisatsiooni juhi allkiri, aga mitte organisatsiooni nimel, vaid lihtsalt nimi, nii et niimoodi püütud siis vältida seda niisugust allakirjutamist. Aga muidugi mingil määral näitab ju vastutust, eks ole, need valimised ja värgid ja kui vaadata, eks ole, kuidas Putin tuleb võimule ja kus ta oma hääli korjab, et siis me näemegi millegipärast, et küllaltki kõrge saagikus on neil just seal Volga keskjooksu piirkonnas, Marimaa, Mordvamaa ja niisugused jõud Murdimaa ja tunduvalt nõrgem näiteks juba Komi või Karjala ja üldse linnad, suured linnad, seal on ilmselt ka kergem jääda anonüümseks ja kui üldse oodata niisuguseid teistsuguseid seisukohti, teistsuguseid mõtteviisi ja nii edasi, siis on see ikkagi eelkõige loode Venemaa. Et sealt tuleb, aga muidu jah, et keskelt läbi, kui ta valiti presidendiks, toetusprotsent on seal üle 75, 78, 80, nii ta kõigub, nii et sellised lood. Kui me neid andmeid saame uskuda, et teatavasti, kuidas Venemaal andmetega ümber käiakse, aga paremaid andmeid ei ole. Aga Anna, sa soovisid midagi lisada, siis Aime. Ja ma soovisin natukene lisada, et Tõnu mainis Afuni, aga Venemaal on ka Venemaa Föderatsiooni soome-ugri kultuurikeskus, mis tegutseb tegelikult, mulle tundub, et nagu Fenugria siin Eestis. Ta nagu korraldab soome-ugri koostööd Venemaal. Ja siis tema ei toetanud avalikult seda, aga ta toetab seda teiste projektide raames, et näiteks pärast Kriimi anneksiat nad alustasid seal projekte teha, nagu kus soome-ugri rahvad ja kus Kriimi on nagu. Aga kui Kriimi on nagu Venemaa osa, praegu ametlikult Venemaal, siis peab näitama, et see on ka nagu Venemaa osa, see on ka meie liige, me peame ka neid nagu ühendama Venemaa ühiskonnaga. Ja samamoodi nad teevad oma nagu teiste projekte Venemaal ja nagu nad toetavad seda teistmoodi, mitte nii avalikult kui Afun näiteks. Ja ma soovisin ka keelest natukene ka mainida, et kui üks, need Venemaa eesmärgid Ukrainas on väga erinevad, nad muutuvad ja kogu aeg ja üks eesmärkidest on mainitud see, et toetada vene keelt Ukrainas. Aga on ka huvitav, et kuidas, kui need, ma ei tea, komid, marid ja teised rahvad Venemaal oma vabariikides ütlevad, et vene keelt on liiga palju, me ei saa praegu saada haridust meie oma keeltes, vaid vene keeles, aga samal ajal nad toetavad seda nagu vene keele arenevust seal Ukrainas. See on ka nagu see
duaalsust, et see toimub. mina tahtsin seda öelda lihtsalt, et tegelikult nagu millest me alustasime, et seda ütleme soome-ugri teemat ei saa lahutada ütleme kogu selle Venemaa enda üldisest teemadest, sest mind on huvitanud kogu see suhtumine sõjasse ja arusaam sellest, kes on süüdi. See igavene vene küsimus, et kes on süüdi ja laias laastus on Venemaal sisuliselt 3 sellist seisukohta. Üks ja seda neid inimesi on, aga neid on hästi vähe, on see, et meie kõik Venemaa kodanikud kanname moraalset vastutust selle eest, mis toimub Ukrainas. Teine on selline opositsiooniline seisukoht, mis väidab, et süüdi on Putin ja tema nii-öelda mingisugune grupeering, meie oleme Putini režiimi ohvrid. Ja mis teeb Ukrainas nagu eriti vihal on see, kui nad ütlevad, me oleme samasugused Putini režiimi ohvrid nagu on ukrainlased. Ja siis on olemas 3. seisukoht on see, et keegi ei ole süüdi, kõik on õige, kõik on ilus. President ütles, Venemaad sunniti seda tegemast, NATO laieneb kogu see narratiiv sinna juurde. Ja seal ongi nagu tegelikult selline, ütleme, asja teine pool on see, et kuidas nagu meie siin sellesse suhtume. Ja kui mõistvad me oleme või ei ole ja see on tegelikult väga individuaalne, sest mina näiteks Jaagu sellist seisukohta ei jaga, et mina kirjutasin alla, et organisatsiooni niimoodi säilitada, et nüüd las olla. Ja see ei ole ka sellist ühist sellist seisukohta, kuidas reageerida kõigile erinevatele vaadetele. Ja lihtsalt lõpetuseks ongi väga hea näide on, aastakene tagasi tuli välja siuke 20 minutiline dokumentaarfilm eestlastest Krasnojarski krais. On Venemaa enda tehtud, aga seal tuleb selline tore asi välja, et inimesed suhtlevad oma Eesti sugulastega, aga nad räägivad põhimõtteliselt ainult ilmast ja siis sellistest asjadest, igavesest asjadest, sest ei taheta ajada kogu seda situatsiooni nugade peale, kuna Eestis arvatakse ühtemoodi ja nemad seda Venemaal arvavad teistmoodi, et see ei ole ka ühtset lähenemist, ütleme, väljaspoolt Venemaad, kuidas suhtuda nüüd sellesse küsimusse, millest siin Jaak rääkis. Jah, et minugi käest on ju igast asju küsitud, et millest ma siis räägin, et ma pean ka tõesti tunnistama, et mina räägin soome-ugri rahvastega põhiliselt siis, kuidas on ilm, see on mul üks lemmikteema ja nemad räägivad sellest, kuidas on Marimaal või Murdimaal ilm ja siis vastupidi ja siis, kuidas elavad lapsed ja lapselapsed ja kas süüa-juua on ja umbes niisugune teataval määral olmeline tasand ja ega me millestki muust tegelikult ei räägi, aga on selge muidugi, et telefonivestlused ei ole kõige mõistlikum vahend ühesõnaga suhtluseks. Aga jah, mina seda ei õigustan muideks veel remargina. Ei, ma ei õigusta, ma lihtsalt ütlen seda, et suhtumine eri ja mina olen osade inimesed katkestan suhtlemise suhteliselt järsult, et see sõltub nagu enda lähenemisest, eks ju, või kuidagi, ma ei tea millest. Aga Jaak, kui sa 90-ndatel olid üks neist, kes Fenno-Ugria taastas ja väga aktiivselt arendas soome-ugri koostööd, et kas need, ütleme meie tol ajal meil toimus ju ka rahvuslik ärkamine ja väga paljud inimesed, kes olid ka suhteliselt mugandunud ENSV-s äkki muutusid rahvuslasteks ja toimus rahvuslik tõus. Et kas oli mingi ootus, et ärkab ka soome-ugri rahvaste rahvuslik eneseteadvus ja toimub mingisugune riikluse ambitsioon? No kindlasti, ühesõnaga Eestist ju need meie Rahvarinde või kodanike komiteede või ERSP ja kõik see dokumentatsioon ju rändas Venemaa soome-ugri aladele ja tõlgiti vene keelde ja kui vaadata neid soome-ugri rahvaste rahvuslikke neid kongresse ja ühendusi, mis dokumente nad vastu võtavad, siis seal on ju ka terve hulk dokumente, mis näitavadki sõna otseses mõttes seda, et see ideestik tuleb kas siis Eestist või Lätist või Leedust, aga Eestist, kuna meil on ikkagi olnud need soome-ugri kontaktid Balti rahvastel Venemaa sügavuses niisuguseid kontakte ei ole, siis eelkõige võeti snitti Eestist. On see keeleseadus, mis oli väga oluline, väga tähtis. Tegelikult kõik soome-ugri rahvad saavutasid selle, et nende keeled said riigikeelteks. Või siis seal paljud võtsid migratsiooniseaduse vastu või siis suveräänsus, võtke endale suveräänsust nii palju kui saate, nagu Jeltsin ütles ja tegelikult seda suveräänsust siis ka märkimisväärselt võeti ja mõnigi soome-ugri rahvaste organisatsioon saavutas ka niisuguse
lausa seadusandva niisuguse organisatsiooni või initsiatiivi niisuguse õiguse, nagu näiteks komid, nii et tegelikult tundus 90ndate algus tõepoolest, et soome-ugrilased on vabariigis üha mõjukamad ja isegi ka venelaste mõttes niimoodi, et oi, et nad arendavad tõsist välissuhtlust, sidemed, eks ole, Eesti-Soomega, Soome nagu eriti nagu arenenud maa ja Ungariga oli muidugi juba rahvavabariigi perioodil mingid omad suhted. Nii et need ootused ja lootused olid suured ja põhimõtteliselt võis ka paiguti näha, et niisugust soome-ugrilaste liikumisedki muutusid ja rohkem poliitilisemateks, tekkisid ka rahvuslikul plaanis nagu partei, ütleme, laadi niisugused moodustusid, nii et seda kõike me võime jälgida 90ndatel ja muidugi soome-ugrised, mida nad nõudsid, see ei tule küll päris Eestist, aga näiteks kahekojaline parlament, et kuna soome-ugrised on kõikidel vabariikides vähemuses, siis et sellel ühel kojal oleks siis selline vetoõigus. Et sellega siis need soome-ugrilased 90ndate alguses tegutsesid ja paiguti osutusid üsna edukateks. Aga milles see põhiline point oli, tont teab, kuidas need asjad oleks arenenud. Aga vot kuivõrd on rahvas või kuivõrd palju olid soome-ugri rahvad ise valmis selleks, et astuda veel esimene, teine ja kolmas samm, et tegelikult puhtpoliitiliselt olid võib-olla väga võimekad soome-ugri rahvaste liidrid, aga kui läks hääletamiseks, keda me valime Udmurdi või Marimaa või kuhugi kohalikku parlamenti, siis võis väga kiirelt näha, kuidas rahvusliidrid said lüüa näiteks kolhoosi esimeestest saadikukandidaatidelt, nii et need niisugused ideed keelest ja nii edasi, et need ei olnud nii prioriteetsed, kuivõrd inimeste materiaalne heaolu ja me näemegi seda, kuidas Venemaal 90ndatel on kollaps ja tekivad tohutud palgavõlgnevused ja nii edasi ja need keeled ja nii edasi, need ei toida. Et selline oleks siis nagu tagasivaade siis sellesse aega, kus siis vene-ugri asutust taasasutati. Tõnu, sina oled ka olnud terve põlvkonna vene-ugristide kasvataja ja õpetaja, kes on tulnud siis erinevatest kohtadest Venemaa soome-ugrilaste juures ja mõned on tagasi läinud, mõned on siin oma elu ja tee leidnud. Kuidas sina vaatad tagasi sellele 90ndate ajale, et mis lootustega on soome-ugri oma keele ja kultuuri tundjaid kasvatatud? Ma selles mõttes Jaaguga ühinen, et see 90ndate aastate rahvuslik liikumine oli selline, võib öelda, eufooriline, et üsna mitmeidki edusamme saavutati, eks ole, tundus, et järjest saame juurde, aga see muutus kardinaalselt sajandi vahetusel, kui Venemaa hakati järjest kruvisid kinni keerama või riiki muutma tsentraliseeritud riigiks. Eks ole, see Jeltsini lubadus, et võtke vabadust nii palju kui jaksate, see unustati üldse ära ja suund muutus vastupidiseks ja eks seda hakkas märkama kõiges ka soome-ugri liikumises, kas või selles, kuidas moodustati maailmakongresside delegatsioone, eks ole, et põhimõtteliselt nagu demokraatlikult rahvakongressil valitakse, aga siis selgub ikkagi, et enne valimisi tuuakse kuskilt ilmub välja nimekiri, nii-öelda kõrgemal kooskõlastatud nimekiri, keda peaks valima ja see, keda nii-öelda rahvas on mõelnud, neid mitmeidki ei valita delegatsiooni, ei mahu sinna enam ja nii edasi. Ja aga nüüd sa küsisid väga nii-öelda isiklikult. Ma ei oska selle kohta isegi midagi öelda, et siin on väga palju, kolmas kategooria on veel ka, et need, kes läksid tagasi, need, kes jäid siia ja need, kes läksid edasi läände, neid on ka üsna palju mu õpilaste hulgas, kes on siis Soomes ja Saksamaal. Ja see eesmärk, mille siis võimurahvaste programm võttis, eks ole, et koolitada, tegelikult mulle ei meeldi sõna koolitada, et kadette ja koeri võib koolitada,
inimesi õpetatakse. Et õpetada või noh, suunata nooremaid inimesi natukene teiste väärtuste juurde, neid nii-öelda ümber kasvatada. See tundus nagu, et õnnestub. Aga nüüd noh, viimase 1,5 aasta jooksul ma olen pidanud kogema, et see mitte alati ei ole õnnestunud ja ma olen selles mõttes üsna masenduses selles osas, et mida ma olen saavutanud ja mida ma ei ole saavutanud, et mõnegi puhul on see tulemus risti vastupidine sellele, mis ma arvasin ja lootsin. Aga siit lähekski edasi. Üleeile Oliver Loode kirjutas ka sellest Postimehe digiväljaandes vähemalt, täna paberil, noh väga hea, et eks ole, et Eesti riigil puudub soome-ugri poliitika, tal on täielik õigus. Natuke ka ajalukku tagasi minnes, et see päris puuduv ei ole. Et nimelt kunagi oli meil väga hea kultuuriminister Jaak Allik, kes saadi nii kaugele, et tema initsiatiivil valitsus otsustas siis hõimurahvaste programmi luua Eestis, tollal siis valitsusprogrammina. Ja kui te loete, need on internetis olemas, hõimurahvaste programmi 1 ja 2 ja veidi ka 3 sellist eessõna või preambulat, mis on 10 lehekülge, siis seal on nagu üsna sõnastatud ka, mis Eesti riigi ülesanded olla võiks. Hilisemates programmides on välja jäänud, ministeerium rõhutas, et ei ole vaja, et see on rohkem rahastusmeede ja tegelikult seda ta on, ta ei ole enam programm. Et meie ülesanne peaks olema nüüd mõtelda, missugune võiks olla siis Eesti riigi tegevussuund lähiaegadel. Ja nende olude tõttu ilmselt tuleb välja mõelda variandid A, B, C või ka veel mõned. Et me ei saa olla nii naiivsed, kui olime 90. aastatel, et nii-öelda võtsime ühe variandi ainult ja selle tulemusi ja vajakajäämisi võiks ka muidugi üks analüüs teha, ka mingi uurimisrühm võiks selle läbi vaadata, et milleks see meie maksumaksja raha läinud on ja kui palju on sealt siis päris raisku läinud ja kui palju on väga häid asju tehtud. Aimar, tahtsid kohe seda? Ma tahtsin siia lisada lihtsalt sellist asja, ma seda Oliver Loode artiklit ei lugenud veel, aga ütleme selline, teinekord võib olla nagu isegi selline asi, et võib-olla selline poliitika puudumine on parem kui mingisuguse poliitika olemasolu. Et kui me võtame soome-ugri küsimusest nagu asja isegi lähemale meil, et ütleme, eestluse, Eesti kultuuri toetamine terves maailmas on siis nagu Eesti Vabariigi püha kohus. Ja siis on meil on inimesi, kes on kritiseerinud ka Eesti Vabariiki sellest, et Krimmi eestlased on jäetud nüüd nagu ulla-palla. Krimmi eestlased praktiliselt 100% suure hurraaga tervitasid siis Krimmi annekteerimist. Kuna ka enamik Krimmi eestlasi on pärit üldse Venemaalt, tulnud Nõukogude ajal Krimmi, tänapäeval neil seal elavad. Meil on Krasnojarski krai eestlased, kellest nähtavasti umbes 99% on ka, ütleme, mõtlevad nii, nagu ikka mõeldakse nende inimesed seal ümber. Ja nii edasi. Ja jah, et ma oleks täitsa näha, et kuidas seda põhiseaduslikke neid kohustusi ja suuri selliseid missioone hakatakse nüüd täitma selles valguses. Samal ajal on isegi Fenno-Ugria rahastamine, riiklik rahastamine ju poliitiline otsus, nii et me ei peaks praegu väga palju kurtma, et see on siiski jätkuv. Nii et mingisugune soome-ugri poliitika kultuurisuhete arendamiseks vähemalt on olemas, aga teatud poliitilise olukorra tõttu siis on see asi nagu soikunud. Aga võib-olla veel natuke suunata seda vestlust, et kas need põhjused, miks need soome-ugri liikumised on siis, ei ole
võib-olla sellises eufoorias sündinud ambitsioonidega kooskõlas, et kas need on nagu sisemised põhjused või on see lihtsalt selle riikliku sunnimehhanismi tulemus, mis Venemaal aastatuhande vahetusel kehtestati, et kas see on siis selline, ütleme, sisemine elujõu puudus või huvipuudus või on see välise surve tulemusena ikkagi kõik need rahvuslikud liikumised suunatud siis ohutusse kultuuriviljelemisse või sellisesse tantsulöömisesse? Nojah, et eks ta ole ikka Moskva poolt nagu suunatud poliitika, et tegelikult nende asjal on nagu kaugemad juured ja kõik on saanud ikkagi algust sellest, et hakati igati piirama seda nende Soome-Ugri vabariigi, tähendab Soome-Ugri, kõikide nende vabariikide suveräänsust, sõlmiti vastavad lepingud, ka mis puudutab igasugust maksurahasid ja nii edasi, need ei jäänud enam niivõrd suures osas vabariikide meelevalda, vaid Moskva ja kõik loodusvarad ja nii edasi, et see järk-järgult keskvõim või see tsentraliseeritus aina tugevnes. Ja Soome-Ugri organisatsioonide raha ja värgid olid sõltuvuses ikkagi kohalikust ametnikkonnast. Ametnikkond hakkas selgelt riigi rahvuspoliitikast lähtudes dikteerima omi huve. Niimoodi, et põhimõtteliselt kõikide rahvuslike organisatsioonide eesotsas on kas ministrid või mingid niisugused tegelased. Nii et tänapäeval enam seda pole vaja, vist isegi seadus keelab neil nüüd vist olla seal kohalikes nendes kongressides, aga sõltuvuses ollakse rahastamisest ja tegelikult soome-ugrilastele tehti selgeks, et enam ei ole mingit nõudmised, enam ei nõua me ei räägi maavaradest, enam ei räägita siin, nagu me näeme nüüd praegu kohe mõne päeva pärast algab see foorum, et näiteks nõudmised, et tuleks nagu 4 tundi emakeelt kas või ma ei tea, mingid elementaarsed nõudmised või et äkki televiisoris võiks 3 tundi ühes või teises soome-ugri keeles päevas olla saateid või võiks olla ööpäevaringne raadio, mis on igal pool kättesaadavad, et enam mingit nõudmisi ei ole, on lihtsalt ainult niisugused palumised ja tegelikult ütleme, Vene keskvõim kasutab soome-ugri rahvaid kui niisugust ühte osa võib-olla turismitööstusest eelkõige, et soome-ugrilaste asi on ilusti tantsida, laulda, rahvariided, et selline, see on nagu soome-ugrilase roll, ja tegelikult millest siis tänapäeval siis üha rohkem nagu räägitakse ja tegelikult millest soome-ugri rahvad või osad organisatsioonid on hakanud rääkima, näiteks Mariušem, et just sellest kolonisatsiooni taagast, et Venemaa ise eitab igasugust, et nemad ei ole mingi koloniaalriik ja nii edasi, et Vene talupoeg oli sama võrdne, eks, Pomiveol Murdi talupojaga, aga tegelikult kui on niisugused etnilised momendid ja nii edasi, ma ei hakka seda pikk loetelu, on tegelikult kogu Venemaal on ju selgelt koloniaalne riik ja sellest taagast on vaja lahti saada ja võib-olla võivad siis hakata ka toimuma mingid muud muudatused, kui need soome-ugri rahvad saavad ise aru, et nad on selle koloniaalsüsteemi tegelikult ohvrid. Ega soome-ugrilased elavadki ääremaal, millest oli siin natukene juttu, ega nad sinna ise vabatahtlikule läinud. On ju need paremad kohad on ju hõivatud kolonistide poolt sõna otseses mõttes. Nii et see on olnud nagu see soome-ugrilaste mõnevõrra kurb lugu. Ehkki samas, eks ole, äärealal olles võib-olla on võimalik rohkem säilitada oma identiteeti, eks, et mingi teatava loodusliku kaitstuse poolest näiteks. Et Anna, sinu doktoritöö ju käsitleb sellist soome-ugrilaste poliitilist identiteeti, et räägi natuke. Mida sa teada tahad oma töös? Oma doktoritöös ma just kirjutan keeltepoliitikast Venemaal, et ma kasutan 3 case'i, et nad on karjalased, komid ja saamid Venemaal ja ma just kirjutan ka sellest, et millised föderaalsed seadused on olemas ja kuidas neid realiseeritakse praktiliselt tasemel, et see on väga hea, et tegelikult seadused on väga abstraktsed, et meil on näiteks need keeleseadused, aga see on väga nominaalne asi. Mida meil on komi Malsitevkaris näiteks, et tänava nimed on 2 keeles, komi ja vene keeles ja peaaegu kõik vist.
no mõnikord... öötähele on ka ausam. No siis lennujaamas on ka videoprogramm. Tere tulemast koju. Ja on kõik tegelikult, et ja see keeleseadus on olemas, aga mida, nagu see praktilise plaani ei ole, kuidas seda realiseerida praktilisel tasemel. Võt siin on ka küsimus ja mida ma veel soovisin mainida. Mille taga need praktilise rakendamise siis asjad jäävad, et kas see on siis poliitilise tahte puudumine, inimeste huvi, kas inimesed tahaksid, et lapsed õpiksid koolis komi keeles? Siin on ka, ja ma natukene ütlen siis pärast ja Liisab, et siin on ka väga raske küsimus, et kui mõned komipered näiteks sisse valivad inglise keel, nagu nad ütlevad, et on parem, kui mu laps õpib inglise keelt koolis, et nagu temal on parem hariduse võimalused pärast, et nagu mille jaoks komikeelt on vaja, kui see ei räägida tänaval. Ja kui pere valib komikeelt, et õppida koolis näiteks, siin on ka tulevad mõned raskused, et mõni kooli direktorid ütlevad, et kuidas ma koostan õppekava. Näiteks kui 2 lapsi, ma ei tea, 5 klassis soovivad komikeelt koolis õppida, 1 laps, ma ei tea, 7. klassist, et näiteks no kuidas vormistada, kus neid õpetajaid võtta, kuidas vormistada seda kooliplaani ja nii edasi. Siin on ka natukene raske, kui komikeel ei ole enam kohustuslik koolis, et vanemad saavad seda valida. Siis, et peab, võib-olla saab, millest sa mainisid nagu enesestmõistetavad, et haridus on venekeelne, eks, et see komikeel on nagu võõrkeel. See on siis alternatiive inglise keelele, mis võib olla ka vanemate soov. Ma lisaks siia kõrvale võib-olla siukse selgita märkuse. Tõnu vist ütles, et paistavad kaardi peal need Soome, Ugri ja üldse Venemaal olevad nii-öelda rahvusvabariikud suurte territooriumitele puha. Aga peale Põhja-Kaukaasia vabariikide ja Jakuutia sisuliselt üheski nendes rahvusvabariigis ei ole seal titulaarrahval enamik elanikkonnast. Ma ei tea, palju komidel, mitte protsent? Komid on 20%. No näed, tatarlasi on 40%, jakuudid said nüüd üle poole, eks ju. Burjaatia on vist 25% ja nii edasi. Et seal tuleb arvestama seda konteksti ka, et sealt tulebki selline suur surve ka, ütleme, nende kohalike siis enamalt venelaste poolt, et mis kuradi burjaadi või komi või mingi keel, milleks meil seda siin vaja on. Seal on väga palju diskussioone, mis tegelikult algasid kuskil aastal 2010-2011, aga mis oli praegu nagu selle asja teema. Jah, see on umbes niimoodi, et võt siit see osa on niimoodi, kes oskab eesti keelt ja need ei oska eesti keelt. Ja nad siis hakkavad ütlema, et aga mispärast te siin eesti keeles seda diskussiooni peate. Et me oleme tulnud siia ja me tahame ka aru saada, mis te mist räägite. No, et tegelikult ongi see, et kuna vene enamus on igal pool, siis põhimõtteliselt muidugi soome-ugrilased on veel esinduskogudes nagunii veel alaesindatud. Ja siis väga demokraatlikult võetakse vastu sellised otsused, mis ei ole üldse soome-ugri rahvaste huvides. Aga muidugi need seadused, mis on, et neid seadusi on Venemaal väga palju. Aga probleem on lihtsalt selles, et need seadused ei funktsioneeri või keegi neid seadusi ei täida. Nagu kadunud Juri Vella ütles, et Venemaa on seaduste poolest, põlisrahvad on ideaalselt kaitstud, absoluutselt eeskuju peaaegu kõigile. Aga vot ükski seadus ei ole kuidagi moodi jälle mingi konkreetse ametniku või inimeste või niimoodi sellega nagu kindlustatud või kaitstud. Et see on siis nagu üks selline suur probleem, aga muidugi natukene Anna sellele läks sinna haridussüsteemi siis, et veel väga täpselt aru saaksite, et aastast 2018 on soome-ugri keelte või üldse ka teiste kõikide keelte peale vene keele õppimine vabatahtlik. Ja lapsevanem peab kirjalikult kirjutama selle avalduse. Ja kuna vene keele prestiiž on niisugune ja soome-ugrilaste keele prestiiž on seal niisugune, siis lapsevanem, aga milleks seda keelt, kuule äkki ma räägin oma selle Juliaga kodus, köögis võib-olla seal, praeme koos pannkooke ja vahetame mõne sõna. Ei ole vaja hariduses seda keelt ja ta ei kirjuta ka seda dokumenti, et see, nii et see on see üks selline traagika ja siis on veel võimalik nagu veel niimoodi valida, et kui palju siis seda soome-ugri keelt. Muideks üle 2 tunni nädalas ei saa kuidagi moodi ja nüüd on jutt, et 1 tund siis emakeelt nädalas, kujutage ette, eesti keel oleks 1 tund nädalas, aga see on ja siis peab ka veel, sa pead pöörduma oma vanemate poole, et ta ikkagi lubaks seda keeleõpet, nii et
ja sellega need keeled marginaliseerunud, nad ei ole kuidagimoodi väärtustatud, noh näiteks a la, et raamatukogu töötaja või emakeeleõpetaja saaks, millest on juttu olnud ja paiguti ma olen kuulnud, midagi on olnud olemas, et saab noh näiteks 15% või 20% suuremat palka. Või on näiteks riigi poolt kinnitatud mingid niisugune ametite loetelu, kus peaks olema see soome-ugri keele oskamine või valdamine mingil tasemel nagu olemas. Et noh, nendest asjadest me ei saa üldse juttu teha, nii et selline on siis see seis praegu. Anna, soovisid lisada? Ja ma soovisin ka natukene lisada mitte ainult koolis, vaid lasteaias, et 10 aastat tagasi Venemaal oli 2 või 3 keelepeassa. Keelepeassa on lasteaiad, kus räägitakse ainult oma keel, mitte vene keel, vaid oma keel ja keelekümblus. Ja siis see keelepeassu Venemaal enam ei ole, et 10 aastat tagasi me Venemaa valitsus ütles, et see võib nagu sellepärast võib tekkida mingi separatism, et nagu see süsteem Venemaale ei sobi. Nad kardavad, et kui lapsed räägivad lasteaias ainult oma, ma ei tea, karjala, komi või marja keeles, siis need lapsed ei oska vene keelt üldse. No see ei ole võimalik, et nad ei ela kuskil metsas, et mitte oskada vene keelt, võt siis ja siis no aga see separatism on just see, mida noh, ütleme meie nagu näeksime hea meelega siin, ma näen Jaagu näost juba, et ta näeb hea meelega separatismi, aga kas mitte ei ole nii, et mingites ringkondades ikkagi köeb midagi tuha all, et ma hakkan mõtlema, ma olen noh ka ikkagi ENSV-s sündinud, et ega me siin kõik ei olnud nagu mingisugune vabadusvõitlejad, et vabadusvõitlejad olid ikkagi üksikud inimesed, enamik inimesi tegi hommikust õhtuni oma tööd ja paljud ei esitanud mingisuguseid küsimusi, et kus me elame ja mida me teeme, et kuidas sulle tundub, Jaak, et kas kuskil on ikkagi küdemas midagi, näiteks Patrushev, julgeolekunõukogu mees, Venemaa julgeolekumees käis hiljuti Karjalas ja avaldas mõtteid, et noored on kuidagi separatistlikud, et miks ta seal käis? Noh, eks ta käis natukene viibutamas sinna Soome poole, et Soomes sai ju NATO liige ja sellest tulenevalt siis ka selline sõnavõtt, aga ma arvan, et teda praegu ikkagi häiris eelkõige need teated, mis tulid 2023. aasta algusest, et Ukraina vägede koosseisus on Karjala pataljon ja üks siis Azovi pataljoni juhtivatest komandöridest on Karjala juurtega. Aga noh, kes seal, noh midagi on ka teada, kes seal siis sõdivad ja nii edasi, et noh, et ja meil Eestis vist on registreeritud lausa Vaba Karjala niisugune ühendus, mis tuleb ka nendest paberitest sealt välja. Et aga kui palju on tegemist siis ikkagi karjalastega, et noh, need on ilmselgelt nad seal karjalased suuresti ei ole. Aga küll jällegi noh, üks või teine esivanem on kuidagi Karjala või päritolu, aga on küllaltki märkimisväärselt venelasi, kellel on ka nagu Karjalase niisugune mingi identiteet või nad rõhuvad sellele. Ja mingi regionaalne niisugune, see on ka mingi huvitav nähtus tegelikult, kus nagu seda peetakse oluliseks, on ka venelaste seas näiteks, kes ajavad ingeri või vaba ingeri mingit niisugust asja, aga need on ikkagi pigem niisugused marginaalsed asjad. Et mis on nagu võib-olla tõsisem, võib-olla huvitavam jälgida mingite niisuguste roheliste teemade niisugust esile kerkimist, kus on võimalik seda rahvuslikku momenti mõnevõrra nagu tagasi tõmmata. Looduse pärast oleme nagu kõik mures, aga on näha näiteks üks regionaalset identiteeti nagu Komimaal on rohkem näha seal siis komilippe või võetakse seda Rennast Nõmõssi ja ka kommunistid kasutavad siis Skandinaavia ristilippu. Et need identiteedid ja värgid, noh, võib-olla meenutab see seda sama, mis meil toimus selle fosforiidi ja sellega, et nende teemade nagu esile kerkimine ja tõsi on see, et noh, tõesti seda loodusreostust ja värki nagu tundub seal põhjaaladel praegu olevat nagu aina rohkem. Et kas sellest on võib-olla rohkem informatsiooni tänu sotsiaalvõrgustikele, aga tegelikult noh, ütleme ka see kliimasoojenemine ausalt öeldes on ka eriti tugevalt just Vene põhjaosas nagu need tulemused märgata, see higijää sulab, värgid, need avariid on kiired tekkimas. Samas võib olla ka see, et jällegi Vene keskvõim surub tootmisele ja nii edasi, ei jälgita enam kõiki neid nõudeid, nii et
et terve see Venemaa põhjaalad on niisugusi loodus selliseid neid proteste ja nii edasi, metsade lageraie teema, nii et ja muidugi need kõnetavad nagu põlisrahvaid rohkem, sest et venelane võib rännata Tambovisse, igal pool on Venemaa, aga kuhu see Komi läheb või kuhu see Hant või nendel ei ole ju teist kohta, kuhu minna. Need rohelised teemad lähevad paratamatult rohkem siis nendele rahvastele nagu korda, nii et seal võib niisuguseid huvitavaid momente tegelikult märgata nende roheliste teemade valguses. Ma liiga optimistlik ei ole, aga ütleme, et ma arvan, sa tahtsid teada, et kas üldse ei ole mingit protestivaimu, siis läbi niisuguste kanalite seda teataval määral on olemas. Ma lihtsalt ütlen siia juurde, et mingi 5-6 aastat tagasi oligi nagu see nii-öelda keskkonnakaitse oli Venemaal kõige ohtlikum aktivismi vorm, et ökoloogid, neid nii-öelda keskkonnakaitseid tapeti rohkem kui ajakirjanikke. Jah, et nüüd on Greenpeace ka lõpetatud. Et tegelikult mida Venemaa siis ütleb, Venemaa ütleb seda, et kas te olete siis meie vastu või te protestite sellepärast, et kas ei taha siis meie riigi võimsust ja nii edasi. Et te ei pea nagu mõtlema, et seal on ikka väga küüniliselt keskvõim vastab nendele protestidele, tehes neist riigi vaenlased, kes tegutsevad teadagi, nad ei tegutse mitte keegi kunagi oma peale. Venemaal kõik kuulevad Ameerikast hääli ja need hääled lähevad kohe kõikide nende inimeste pähe, kes seal natukenegi midagi püüab siis oma rahvuse või selle kultuuriruumi eest seista. Tõnu ja siis Anna. Ma tahtsin siin natukene Jaaku tagasi tõmmata, et see keskkonnakaitses on ikkagi regionaalne, sellel ei ole rahvusliku liikumisega eriti midagi tegemist. Et see, et kommunistid sellest osa võtavad, see on väga hea ja kõik, aga et kõik need keskkonnaliikumised on Karjalas ja mujal, need on regionaalsed. Aga kas nende sisse, ütleme, me loodame, et on samamoodi maskeeritud iseseisvuspüüdlused, nagu meil oli fosforiidisõda, mis iseenesest oli ju sõda ikkagi Nõukogude võimu vastu, mitte kaevandamise vastu suures plaanis. Et Anna, sina Komimaal nüüd, kus suuri metsasid raiutakse ja inimesed siis protestivad selle vastu, et kas seal on midagi veel peale looduskaitse? Sinu põlvkonna puhul näiteks, kes sa tunned, et... Ma arvan, et kõige suurem protestlik nagu see liikumine oli seotud just looduskaitsega, et kui see Šiias tekkis see nagu prügipolügoon Komi vabariigi kõrval piiril, et see võt siin Dorjam Ašnemas tekkis, et see nagu see oli teine aktiivsuse laine. Ja, see selgelt muidugi rahvuslik see rahvuslik, aga nagu algus oli just seotud selle loodusega. Aga et see prügi, siis täpsusta, mis prügi see oli seal? Ja see oli Moskva prügi, mis viidi nagu Põhjamaale, ja see oli Moskva prügi Arhangelski oblastis Komi vabariigi kõrval. Ja siis see oli mingi ohtlik prügi ja siis Komi ja Arhangelski inimesed ei ole sellega nõus ja see oli väga suur protest seal ja lõpuks loobuti sellest ma nagu täiendaks seda, et miks ta ohtlik, sellepärast, et sealt saavad alguse suured Komimaa jõed ja mööda jõgesi, see Petšora ja nii edasi. Et siit tulenevad see Eesti vastasus väga suur. Et lihtsalt see reostus läheb mööda neid jõgesi siis kaugele põhja välja. Et kas oli siis selline loodusteaduslik teadmine või oli see ka protest Moskva prügi vastu? Mõlemad. See algas nagu loodusliku protestist, aga tuli valija, et see oli Moskva vastu. Ja ma soovisin ka natukene tulema tagasi sõtta, et praegu proteste sõja vastu ei ole, aga protesteeritakse sellepärast, et kui need noored pojad on saadetud sõtta, siis neil ei ole riietust, medikamente, ravimeid ja nii edasi. Ja siis sellepärast ütlevad, et me ei toeta sõda, vaid me toime nagu naše parni, et meie pojad. Ja siis kogutakse, ma ei tea, villaseid sokke näiteks ja nii edasi, et nad toetavad sõda selle kaudu, mitte sõda otseselt, vaid selle pojade kaudu.
et see mobiliseerimine siis nendes maapiirkondades on lihtsam, miks see seal lihtsam on? Aimar, kes käib seal? No tähendab ühte konkreetset põhjust ei ole. Üks väga lihtne põhjus on see, et nendes maakohtades ongi niimoodi, et inimesed nagu tunneb teineteist, on raske peitumine kuhugi. Üks põhjus on tegelikult minu meelest ka selline ühiskondlik surve. Et ütleme siin maapiirkonnad, kõik need tööstusrajoonid, asulad, see ongi nagu selline arusaam, et mees peab ikka olema siuke kõva mees, eks ju. Ja kui sa siis nagu armeesse ei lähe, Venemaal ikkagi siiamaani peetakse armeed mingiks selliseks mehistumise kooliks. Et siis sa oled selline nahahoid ja sinna juurde tuleb selline teine ühiskondlik surve, et noh, kõigi pojad lähevad, näiteks kuidas sinu lapsed ei lähe. Ja muidugi üks väga oluline põhjus, mis nüüd mobilisatsiooniga peale kaasas ei käi, on see, et see oli põhimõtteliselt nagu soome-ugrilaste või mitte venelaste probleem. Aga see, et mida perifeersem regioon, seda vaesem ta on. Ja ütleme armee kui sotsiaalne lift. Et muidu sa jäädki sinna mingiks madalapalgaliseks, ma ei tea, mingisuguseks metsatööliseks või selliseks. See on sul võimalus siis kohast välja saada, sul on võimalus võib-olla haridust saada. Ja kui sa lähed siis lepinguliseks ehk professionaalseks sõduriks, siis tegelikult need summad, mida seal makstakse, on ka täitsa suured ja arvestatavad võrreldes siis selliste normaalsete kohalike palkadega. Kui te vaatate seda, neid samu lugusid, keda huvitab, et miks Venemaal on mindud siis nagu elukutseks sõjaväelaseks või need järelhüüded, et minu Miša lasti maha ja ta läks armeesse selleks, et me tahtsime korterit osta ja ostsime korterit ja meil olid nii ilusad plaanid ja nüüd need ukrainlased tapsid ära, et noh, seal on see materiaalne külg ka juures. Nii, no see materiaalne külg, jah, ma tahtsin ka sellest rääkida, et see on ikkagi märkimisväärne, et ütleme keskmine palk seal, mida need inimesed maakohtades saavad, on kuskil 15 000 ümber, aga kuus rubladest ma räägin, mis on meie mõistes siis umbes 150 kuni 200 eurot, oleneb kuidas see kurss on. Ja siis pakutakse korraga 300 000 ehk 20 korda suuremat. No, ütleme siis meie mõistes, et kui Eestis oleks palk, keskmine palk 1500, aga nüüd öeldakse, et aga 30 000. Et noh, et see on kindlasti üks väga mõjus moment. Teine asi on eks seal see vabatahtlikkuse moment, millest Aimar rääkis, aga noh, ikkagi oli ka mobilisatsioon. Ja need mobilisatsiooni nimekirjad või värid, mis ametid ja nii edasi, tuleb välja, et sinna mobilisatsiooni sattusid just eelkõige need maapiirkondades. Need, kes töötasid kolhoosides ja nii edasi, seal tegelikult oli märkimisväärselt ka niisugust tööpuudust. Ja need noored mehed sinna mobilisatsiooni nimekirjadesse sattusidki ja kui vaadata, siis tõesti no ütleme need langenud, mis on absoluutselt ebaproportsionaalne. Eelkõige maride puhul näiteks võib ütelda seda, et kui vabariigi elanikkonnast on 43% marid, aga langenutest on millegipärast 80% marid, siis on selge, millega on tegu. Et punkt number 1, kas suruti marisi spetsiaalselt eesliinile või teine asi, et aga mobilisatsiooni kuulusidki eelkõige just nimelt need marid. No, pigem usun seda, et mitte marisi spetsiaalselt ei surutud eesliinile, aga mobiliseeritute seas oli maride osakaal väga suur. Kas see võib olla niimoodi, et neid vähemusrahvaid on siis teadlikult mobiliseeritud, kuna neil on võib-olla Ukrainas, Ida-Ukrainas kergem venelasi siis tappa või ma ei tea. Mina usun nagu natuke vist vastupidist Jaagu jutule, et Venemaal on mobilisatsioon regionaalne. Et see ei ole nii, et me lähme võtame mobiliseerime marisid või me lähme võtame Burjaatia, aga meil on see administratiivne ühing, eks on Mariel või meil on siis Burjaatia ja sealt võtame teatud hulk inimesi ja nüüd on jälle sama tore moment, et ega ikka Soome küll küsimust ei saa sellisest kontekstist välja võtta. Mul üks kolleeg seletas väga hästi ära, et mobilisatsiooni dünaamik, 2 punkti. Miks linnades ei mobiliseerita? Linnades on see protestivaim kuidagi kõrgem. Inimesed mobiliseeruvad selles mõttes protestis kergemini, aga linnades on ka oluline majandus Venemaa jaoks. Ja siis juhtub see, et võetakse maapiirkondades, kus siis protsentuaalselt on mitte venelaste protsent olenud regioonist või kõrgem olla. Ja mida mina arvan,
on see, et asi ei ole mitte selles, et tegemist on mingi seesama genotsiidiga, mida paljud aktivistid räägivad, aga võib väga vahelt olla, et ütleme, et igasugused väejuhatused ja ohvitserid, nad käivad mitte venelastest väeosadega palju kuidagi hooletumalt ümber. Et ma ei välista nagu seda varianti, et sealt tulevad need kaotused. Ma sellega olen ka nõus, aga jah, et eelkõige võib-olla mul jäi see täpsustamata, et maaelanikkonnas just eelkõige on nende maride või Udmurtimaal ja nii edasi, nende protsentuaalsus on suur ja sellepärast nad sinna mobilisatsiooni satuvadki. Inimesed kaugstest küladest ka ei tunne oma õigusi nii hästi kui inimesed Moskvas või Peterburis näiteks. Ja siin on muidugi üks asi veel ja selleks, et mobilisatsiooni eest ära hoida, on sul vaja raha. Ja mida kaugemalt suurtemates keskuses ja vaesemad on inimesed, juba see, et sul on raha, et osta pilet, et sõita Mongooliasse, Armeeniasse, Kasahstani ja seal elada. See on ka nagu mulle ütles, kus mul väga hea Jakuuti tuttav, et need kõik, kes tahtsid ära minna ja suutsid seda teha finantsiliselt, need on läinud. Et need, kes lähevad praegu mobilisatsiooni alla, on A, need, kes ei suuda ära hoida või B, kes tahavadki siis mobiliseeritud saada. No ütleks ühe aspekti juurde veel, et me küsimuses, miks linnast vähem ja maalt rohkem. Tehased on linnades ja tehase töölised suurem osa on Bronni all. Neid ei võeta, neid ei saa võtta sõjaväkke, sest tehas peab töötama. Jah, teatud elukutsete inimesi ei võeta sõjaväkke. See on mingi nimekiri. Niimoodi, me oleme oma jutuga lõpusirgel, aga enne kui me hakkame rääkima sellest, et mida siis eestlased oma soome-ugri sugulasrahvaste heaks saavad teha, kas on tekkinud küsimusi? Jaa, mina olen Eino Rantanen, siis kuidas ma ütlen, puhast soome-ugri tõugu, Eesti soomlane. Nii, aga minu küsimus on, kuidas ma ütlen, kaheosaline. Et esimesena on see, et nii kaua kuni meie kui asjast huvitatud inimesed kollektiivselt ei nõua, aita välja töötada ja ellu viia sellist, seda riiklikult soome-ugri poliitikat, siis kas ei tundu nagu tegelikult äärmiselt kahepalgeline kurta siis nende faktide üle, et meie vennasrahvad on siis nii-öelda selles Vene imperialistlikus kultuuri- ja inforuumis keeleoskajate arv kahaneb pidevalt. Et me oleme näinud, et selline naiivne lootus ja passiivsus on täielikult läbi kukkunud. Et tõepoolest, et näha Eestit sellise vastupropagandistliku Prometheuse rollis, kes nii-öelda selle vabaduse tule rõhututele annab, siis see võib jah tunduda nagu see alguses mainitud tahte projitseerimine. Aga kas see on halb, kui nii meie kui ka siis vennasrahvaste seas tõuseb etniline, kultuuriline eneseteadvus ja tõenäoliselt ka seeläbi vastuseis nii meile kui ka neile vaenulikule Vene režiimile? Väga õige küsimuse asetuse. Ja ma arvan, et me selleni peamegi jõudma, et me suudame välja töötada sellise aktiivse poliitika, on ta siis riiklik või ütleme üle-eestiline või kuidas öelda, et millest võtaks osa siis mitte ainult käputäis nii-öelda soome-ugri huvilisi ja seda asja südameasjaks võtvaid, vaid et nii-öelda enamus Eesti riiki kõik oleks sellega nõus ja selle juures on kindlasti selline idealism on vältimatu, eks ole, et me tihti kipume langema realismi või sellisesse realismi kaudu siis pessimismi. Aga niisugune, et jookseme julgelt jälle peaga vastu müüri, et küll see müür, hall müür siis ükskord kukub ka. Et muud teha ei anna, eks ole, et 20 või 25 aastat me proovisime koolitada neid soomukesi, neid on mitusada siin Eestis oma hariduse saanud. Ja ma ütleks tõesti, et tegelikult enamus on ikkagi väga korralikud inimesed, eks ole, ja oma rahva parimad patrioodid, nii nagu ma tean. Üks siin samas istub ees, tõsine kohta. Ja neid selliseid on kümneid ja kümneid meie hulgas igapäevaselt, eks ole. Aga et selleks, et me ei tööta seda poliitikat välja siin täna praegu, eks ole, aga et me sellega tegeleks igal vabal hetkel.
no aga sa ise oled sellesse ju väga palju panustanud just nimelt sellise õpetajana ja ka teadlasena, ka noh, hoides käest kinni väga paljusid inimesi oma teadusteel juhendades, et sa ju näed ikkagi ka positiivseid vilju, et selline rahvusteadus on ka ju arenenud. No loomulikult ja ma rõhutaksin seda, et no ma olen ju 30 aastat aktiivselt osa võtnud rahvusvahelises sellest liikumist, ma olen ju ka praeguseni eestlaste esindaja soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees, eks ole, mis 2021. aastal Tartu kongressil valiti uus koosseis aga mis kahjuks ei ole saanud pärast seda kokku tulla ja ainult meili teel saame suhelda. Et kindlasti see tegevus, mida me teeme, eks ole, ja mida ma veel kord rõhutaks ka seda, mida Barbi ütles, et meie riik on tegelikult, no julgen öelda, et heldekäeliselt võrreldes Soome või Ungariga kindlasti Eesti on andnud per capita seda raha palju rohkem. See, et meie ei ole sellega rahul ja tahaks rohkem saada, see on ka selge. Aga püüame selle vähesega või selle rahaga, mis meil on, et seda võimalikult efektiivselt kasutada, et see, mida Fenno-Ugria saab ja kõik võimalikud projektid muudest fondidest ja mujalt, et kasutada seda ära, et see tõesti tõstaks Venemaal elavate soome-ugri rahvaste rahvustunnet, edendaks neid. Seetõttu mina olen alati suhtunud üsna skeptiliselt nendesse, palun vabandust, ma olen Fenno-Ugri otseliige ka, aga nendesse hõimupäevade vanaemade ansamblitesse, kelle siia toomisele on üsna palju raha läinud, aga et sellesse efekti ma ei ole nagu väga uskunud, et pigem panustagem noortesse. Kuidas seda teha, et seda tuleb juba mõelda ja leida, kuidas seda teha. Aga Anna on siin noor ja õpib Tartu Ülikoolis ja uurib just nimelt oma rahva ja siis karjalaste poliitilist tahet. Kuidas sa tunned, et kas sina oled selle 7 aasta jooksul, mis sa oled Eestis olnud, et kas sinu rahvuslik teadvus ja sinu tuttavate teistest soome-ugri rahvastest, väikerahvaste esindajate rahvuslik teadvus on nagu Eestis olles tõusnud? No muidugi ja tegelikult miks ma tulin siia Eestisse, sellest kirjutada, et Venemaal praegu on raske. Sellest kirjutada siis, sa saad sellest kirjutada, aga sa pead olema väga diplomaatiline, et ja probleemid on muidugi, probleemid tekivad, probleemid on olemas, aga riik püüab midagi teha, et lahendada neid, isegi kui see ei ole nii. Et siis sellepärast, kui ma soovin, et mu doktorid on objektiivsem, siis on parem mitte Venemaal sellest kirjutada. Siis ma tulin siia ja siin ma olen märganud, et ja siin ma võin nagu vabalt sellest kirjutada, rääkida, sellistes aruteludes näiteks ka osaleda. Ja ma usun, et kui ma tulen tagasi Venemaale, Komimaale, et ma räägin oma sõpradele, oma komi sõpradele ka sellest, et milline elu siin käib, millised projektid siin tehakse, mida võib-olla saab seal ka teha. Me ka enne seda me kutsusime mõned komi esindajaid siia Eestisse, et nad räägivad oma kultuurist. Ja kui nad tulevad tagasi Komimaale, siis nad ütlesid mulle, et nad said nii inspireeritud, et tegelikult neil on suur rõõm, et keegi toetab neid siin, nagu nad on huvitatud kellelegi veel, mitte ainult oma endale. Aga kui sa nüüd oma teadustöö kaitsed ära, see on sul ingliskeelne, see läheb nagu rahvusvahelisse teaduspagasisse, aga kas sellel on ka mõju, kas see on kättesaadav hiljem ka näiteks Õhtevkaari ülikoolis, et kui on ta keelatud? Küsimus, ma ei tea, mis edasi saab. Muidugi, kui ilmub see doktoritöö raamat, siis ma muidugi toon neid raamatukogudesse. Vot ma ei tea, ma ei oska kahjuks vastata, kas seda võetakse seal, kas seda avaldatakse seal, kas on see kättesaadav, aga online on muidugi kättesaadav ja inimesed saavad seda lugeda ja ma mõtlen ka sellest, et võib-olla ma tõlgin natukene pärast kaitsmist midagi vene keelde ka, et mitte kõik soome-ugri lased Venemaal oskavad inglise keelt.
et vot ma kirjutan ka midagi vene keeles, aga miks ma otsustasin inglise keeles kirjutada, et sellepärast, et ei ole nii palju tööd sellest inglise keeles, et nagu teised ka saavad sellest lugeda ja vaadata näiteks nagu suurem auditoorium. No seda kindlasti, et see teadmine läheks maailma inglise keele kaudu, aga et kas sa arvad, et sa saad näiteks Syktyvkari ülikoolis ka loenguid pidada sellel teemal? Tegelikult mind kutsuti enne seda, siis kui ma osalesin seal konverentsidel, mul oli seal ka väike kursus soome-ugri rahvastest, soome-ugri rahvaste ajaloost. Praegu ei tea. Kui meil on Eestis, Eesti oli nagu sõbralik riik Venemaale. No praegu on tõesti nii raske oma elu planeerida, et ja koostööd planeerida ka, et praegu ma ei tea, ma lihtsalt kirjutan ja ootan, mis seda siis saab. Jaak, tahtsin midagi öelda? Ma ei tea, kas ma midagi nüüd otseselt, aga no ma mõtlen lihtsalt seda, et tõesti Eesti on seda haridust püüdnud soome-ugrilastele anda või just see oli see põhiline mõte, kui tulid siia soome-ugri üliõpilased, magistrandid, doktorandid, et minnes koju tagasi, me äratame selle rahvuse nende sees üles, mis on nagu uinunud ja tahtsime kutsuda siia Eestisse võimalikult andekaid inimesi, neid inimesi, keda muidu oleks näpanud endale Kaasan või Moskva või Peterburg, kus nad oleksid kadunud venelaste sekka ära ja läinud oma rahvale täiesti kaduma, et saades siin prestiižselt Tartu Ülikoolis näiteks haridust ja tõesti, millel see tugines, see optimism tugines mingil määral sellel, et Paul Ariste suurepärasel tööl, kes võimaldas siin Eestis siis kandidaadi või doktori väitekirjade kaitsmist ja me hiljem nägime nende rahvuslike liikumiste juures 80ndate lõppu, 90ndate alguses seda, et need Tartu Ülikooli kasvandikud, kes siin on kaitsnud, need asusid nende rahvusliikumiste etteotsa. Et nemad olidki need tegelikult äratajad, kes väga aktiivselt võtsid ühiskondlik-poliitilistes ja rahvusküsimustes sõna. Ja tõesti Eestist on läinud sadu inimesi ka tagasi. Et nad on ka niisuguses praegu nii-öelda uinuvas olekus, ütleme nii, aga tegutsevad ka osaliselt, ma tean, aktiivselt ja rõhutavad alati seda oma rahvuslikku kuulumust. Et võib-olla sellise remargi ma tooksin siin. Kas on küsimusi veel? Ja, tere, minu nimi on Moe ja ma tahtsin teada, kas selle mobilisatsiooni raames on märgata Venemaa väikerahvaste seas ka mingisugust uuesti tärganenud vastupanu Vene režiimile. Ennem arutasite selle üle, et näiteks see vastupanu on siis protestide näol just mingisuguste kliimaküsimuste osas. Aga kas mobilisatsioon võib tuua ka kaasa mingi uue vastupanu laine siis väikerahvaste seas? Tähendab, mina seda ei usu sellepärast, et seal on nagu see jälle selline tore paradoks, et mida rohkem tuleb Ukrainast tagasi inimesi surnud ja haavatutena, seda rohkem inimesed Venemaal veenduvad selles, et Venemaal ongi ohus ja teda ongi vaja kaitsta. Ja praeguse seisuga on tegelikult niimoodi, et kõige aktiivsem selline militantne vastupanu on hoopis anarhistide käes, kes on seal paar korda mingid raudteid õhku lastud ja nii edasi teinud. Ja et mingit sellist, mina olen väga skeptiline selles suhtes, et väike rahvad hakkaks nüüd siin laial skaalal mässu Venemaa. Nagu Aimariga jah, samal seisukohal, et ega ka nende põgenike seas tegelikult soome-ugrilasi oli suhteliselt vähe ja neid protestijaid sõja algfaasis tegelikult siiski olid need protestid märkimisväärsed ennem kui Venemaa korrastas oma seadusandlust ja hakkas inimesi vangi panema ja nii edasi nende seaduste alusel. Nii et paraku jah, et need mobilisatsioonid jah, et ma ei näe, et seal tuleks mingid protesti. Kuulanud ära loengu, oleme siis ringiga tagasi kunagi minevikus, kus me ise vabaduse kätte saime sellest samast impeeriumist, mis nüüd on nime muutnud, aga hümni meloodia võttis ikka jätkuna endale. Et kas oleme sellise olukorra ees, et tahame nüüd oma hõimuvendi päästa
sealt, kus meie ise pääsesime, aga meie pääsesime sellepärast, et me olime rahvuslased. Mina olin ka rahvuslane, olin ERSP asutaja liige Pilistveres 20. augustil 1988. Läbilõhki rahvuslane ei sallinud venelasi, vene korda, ei salli neid praegu. Nii, aga nüüd see on ju väga paha. Meie uus impeerium, kus me oleme, ja see on hea impeerium, möönan, me peamegi seal olema, see on vahend meie rahvusliku arengu jaoks praegu palju rohkem kui midagi muud maailmas valida. Kas me oleme jõudnud nüüd olukorda, et me peaksime jälle olema rahvuslased? Ja ma küsisin valimiskampaanial Punase telgi juures ka veel sotside juhilt, et miks te sotsid, Eesti sotsid enam ei taha olla rahvuslased? Vaadake, Tallinnas Vabadussõja võidusambal on ühe rahvuslase loosung kirjas, mis peame tegema. Teie olite rahvuslased punase, roosi ja punase lipu all, panite sinna sinimustvalge laiu peale. Et kas te olete nõus, et väljapääs ei ole mujal väikerahvastel, ka suures ja võimsas impeeriumis kui rahvuslased? Ja kui seda ei ole, siis seda ei ole. Sest vaadake, Ukrainat, kes on praegu palju rahvuslikud kui meie, toetab nüüd NATO, Euroopa Liit, transatlantiline läänemaailm, kus rahvuslus peavoolus veel. Ma loodan, et asi muutub, on ai kui paha, ütleb Euroopa Liidus Verhoigen. See on suurim vahe, mis tuleb likvideerida, rahvuslus ja rahvusriik. Oi kui hirmus. Aga tänu sellele me saime oma sinimustvalge lippu, oleme sellele uhked ja nüüd hakkame seda kaotama. Ja nüüd siin Paides arutame, kus on väljapääs. Kas te olete minuga nõus, et väljapääs on rahvusluses ja mitte milleski muus? Ei rahas, ei lääne tankides ega rakettides, mis on loomulikult vajalik endise sõjaväelasena mööda. Aitäh! Jah. Kas keegi tahab vastata? Teised ütlesid, et ma peaks kollektiivselt vastama, et nemad, et muidu läheb liiga pikalt. Õiged mõtted. Kindlasti peame me olema rahvuslased. Ja mulle tundub, et kogu see meie mõttevahetus on kantud ka Eesti rahvuslusest sellest, et kui meie oleme, et me seda ja kogu see hõimu liikumine on ka suures osas olnud ju seda, et me oleme püüdnud neile moel või teisel paremini või halvemini sisendada seda, et nad oleks uhked oma rahva üle, eks ole, ja selle kaudu, et mis see lõplik eesmärk on, eks ole, kas omariiklus või autonoomia või muud, eks ole, et ärme võib-olla sellest ma pigem soovitaks hoiduda, eks ole, et see on nagu mõnel pool nagu punane räti kärjale. Aga see, et nad ise mõtleks rahvuslastena, Mari rahvuslastena, Komi rahvuslastena, Udmurti rahvuslasena mõtleks selle üle, mis võiks olla neile see parim viis edasi kesta just rahvana. Nii, aitäh. Nii, ühe küsimuse saab veel võtta. No võtame 2, Janno ja siis võtame sealt Iti enne. Iti arengukoostöö ümarlaavast. Ja minu mõte lihtsalt siin täna on see, et kas seda, kui rääkida, et soome-ugri rahvad ise tunnistavad ennast pigem venemaalastena ja nende see rahvusküsimus on üldse sihuke so-so, et kas me omalt poolt ei peaks siis nagu Euroopa tasandil või nagu kaugemalt neid hakkama nagu tunnustama, et nad ka ise hakkaks ennast märkama. Et kui hetkel on meil selline olukord, kus me poliitiliselt oleme võib-olla kõige rohkem kuulatavamad, kui me üldse oma iseseisvuse ajaloos oleme olnud, et kas me ei peaks seda olukorda kuidagi ära kasutama. Et miks Kaja Kallas või meie presidendid ei räägi sellest kogu aeg. Et jah, et meil käib sõda Ukrainas ja kõik muud teemad, millega me oleme laua taha pääsenud. Aga seal on need soome-ugri rahvad, et ega keskmine eurooplane või väga paljud, väga haritud inimesed absoluutselt ju ei tea seda, mis seal toimub. Kas me ei peaks kuidagi ka sellele pedaalile nagu
rõhuma, et Eesti poliitikud võtaksid selle nii-öelda ka enda teemaks ja võib-olla läbi selle tekiks ka sealtpoolt see rahvuslus ja mingisugune enesetunnustamine, et noh, siin enne oli ka, et sageli ju ka ise, kui ma olen seal käinud ja siis nagu tajud, et neil ongi nagu ka mingi väikene alaväärsuskompleks, eks ole, et kui sa lähed sinna ja tunnustad neid, nad on sellest nagu üllatunud, et meie kultuur ja meie oleme ka midagi väärt nagu venelaste kõrvale. Et selles suhtes võib-olla peaks hakkama rohkem väljast tunnustama ja ka seda nagu rauda taguma siis kuidagi. Et mis teie arvamused sellel? No kindlasti tähendab, et muidugi on alaväärsuskompleks, on kõikidele soome-ugri rahvastele omane, mis on ju tegelikult siis ikka nii-öelda impeeriumi keskuse poolt peale surutud. Ja kindlasti väga oluline töösuund on see, et Venemaa soome-ugri rahvastest paremini teatakse ja teadvustatakse nende olemasolu Strasbourgis või Brüsselis, et sellega mõnevõrra on tegeletud, aga väga vähe, aga muidu ongi ju nende soome-ugri rahvaste probleemidest ja küsimustest väga raske rääkida, kui tegelikult Venemaa soome-ugri rahvastest, no neid lihtsalt ei teata, et pead hakkama seletama aasta joost ja siis jõuad lõpuks mingitele probleemidele nagu lähemale. Nii et see on üks suur tööpõld kahtlematult. Mina lisaks juurde see, et mina ei ole nüüd nõus sellega, et Venemaal on selle mitte vene rahvaste rahvusega niimoodi so-so, et oleneb ka nüüd muidugi rahvast, et on väga eneseteadlik identiteediga rahvaid ja mõnel võib-olla, kellel ei ole seda alaväärsuskompleksi nii väga ka. Võib-olla üks asi, mida võiks tegelikult täitsa nagu plaani võtta, on see, et teadvustada nüüd välismaale seda, et Venemaal elab umbes 200 erinevat teaduskeeles etnilist rühma ehk siis rahvast. Ja ütleme kogu see jutt sellest, et venelased arvavad nii, venelased arvavad naa, Venemaal elavad venelased ja paneme võrdusvärgi Venemaa elanike ja venelaste vahele. Aga selle asemel võib-olla rääkida, kuidas on lood siis mitte vene rahvaste olukorraga ja ütleme, et see oleks nagu selles mõttes nagu seda mitu kärbest ühe hooviga, ühest küljest me teadvustame seda, et Venemaa ei ole ainult venelased. See kuvand, mida tegelikult on Venemaa esindaja loob, aga teisest küljest annab see natuke kurgitseda nende niisuguste hellade kohtade alla sellise põhjuse, et tegelikult laias laastus nende mitte vene rahvastega ei ole seal Venemaal lood nii kõik hästi. Ja see annab nagu võimaluse jälle kriitikaks ja niisugust asjadeks. Janno, viimane küsimus, meil on aega. Jah, Janno, ugri ja töötaja ja ajakirjanik, et tahtsin veel väikse kommentaari eelviimasele küsijale, et võib-olla meil on probleem selle rahvusluse või ka patriotismi defineerimisega ühiskonnas, et võib-olla peaks selle poolega rohkem tegelema. Aga siis küsimuse juurde, et teie juttu kuulates järjekordselt tekkis arusaam, et Venemaa propaganda on väga hästi hakkama saadud ka nende soome-ugri rahvastega. Et see on tõeline edulugu, aga ometi on need üksikud inimesed, need marginaalid nii-öelda, kes siis on Ukraina ridades nagu Ukraina väes võitlevad. Kes need on, mis on nende maailmavaade ja hoiakud, kuidas nad üldse tekivad seal Venemaal? See vastan Aimarile üks, et need väiksed rahvad, kes on siis teadlikult Ukraina poolele läinud. No on olemas selline väiksem grupp inimesi, mitte venelaste seas, kes vaatavad, ütleme, Vene riigile kui koloniaalvõimule, kes teadvustavad väga seda ajalugu, mis on kolonialistlik, kes ja ma tean, nüüd on kuulsaks üks Jakut, kes on Ukraina vägedes just samade argumentidega, et ma võitlen Vene kolonialismi vastu ja aidates siis kaasa Ukraina võidule, aitama kaasa Vene kolonialismi niimoodi langemisele ja ka sellele, et ka need mitte vene rahvast saavad vabaks, ükskõik mida selle all mõtleb, et sellised inimesed on olemas, aga neid on marginaalselt vähe. Ja ma pakun välja, et mingi osa neist on kuskil läänes hariduse saanud või ütleme saanud nagu siukse teise ilmavaate.
et rohkem ma ei oska nagu selle kohta nagu midagi öelda. ja muidugi on nagu tegelikult selline asi ka, et lõpetuseks, et millest me ei ole üldse rääkinud, on see, et me siin alguses rääkisime, Tõnu vist ütles, et on omavahel selliseid, kui me räägime sellist venelase vastasusest Venemaal, et on olemas nagu lokaalsel tasandil või selline asi eksisteerib. Tegelikult mitte venelaste seas on massiliselt inimesi, kel on olnud probleeme siis rahvusliku diskrimineerimisega. Eriti nende rahvaste seas, kes on asiaadid, on praktiliselt igaüks ma pakkunud välja, kuigi nad ei tunnista, neil on kogemus olnud rassismiga, vene rassismiga ja kõik muud asjad see juurde ja mõnel inimesel käib see klikk peas lihtsalt ja ta astub sellest süsteemist välja ja hakkab selle vastu võitlema. Aga neid on hästi vähe. Nii, aga siis edasi koloniaalimpeeriumi vastases mõtteviisis ja selle vastu võitlemises, et Venno-Ugria püüab siin oma panust anda vaimsel rindel ennekõike inspireerides ja püüdes siis Eesti riigi ja maksumaksja raha siis soome-ugri rahvaste heaks mõistlikult ka kasutada. Tänan kõiki kuulajaid ja omalt poolt siis Venno-Ugria poolt sooviksime siis tänada kõnelejaid. Nii et väikesed meeled siis. Aitäh.